Tere tulemast Matkasuvillate kanalile! Mul on väga hea meel, et sa oled siin, sest sa oled vaatamas uue videoseeria päris esimest videot. Enne kui me lähme video juurde, ma tutvustan ennast. Minu nimi on Roosi, mina toon teieni Matkasuvillate tegemised. Siin videos näed sa ka minu elukaaslast Madist ja meie kahte koera Lunat ja Moonat. Me võtame sind kaasa hooaja avaväljasidule ja avastame koos Eestimaa ilusaid paikasid. Ma loodan, et sa saad siit videost natuke inspiratsiooni, kuhu minna ja mida teha. Imeilusat Matkasuvillate hooaja algust. Kui sa ei ole veel oma Matkasuvillate hooaega avanud, siis kindlasti vaata meie eelmiseid videosid, kus saad kuulata, kuidas oma matkasuvila üldse hooajaks ette valmistada ja kuhu siis sellega minna. Aga ilma pikema jututa, naudi seda videot ja näeme juba varsti. Sel korral alustasime oma seiklusi Pärispea poolsaarelt ja suundusime Purekari Neemele, mis kuulub Lahemaa rahvuspargi alasse. Üldiselt meile ei meeldi väga plaane ette teha ja üldse planeerida, sest see vabadus minna sinna, kuhu tunne on ja rattatiivad on matkasuvila elustiili juures kõige ägedam. Kuna me oleme surfarid, siis Purekari rand on meile juba lohasurfi sihtkohana tuttav koht. Olime seal sel korral täiesti üksinda, nautisime imeilusat päikeseloojangut ja hooaja algust. Meile meeldivad väga aeglased hommikud ja järgmisel päeval tegime siis mõnusa pika hommikusöögi, vaatasime veel rallit ja läksime peale seda ümbrust avastama. Purekari Neem on muideks Mandri-Eesti kõige põhjapoolsem punkt. Seal on neem, mis on umbes 1,5 kilomeetrit pikk ja see on väga kivine ja täis rändrahne. Seal on väga äge teha väike jalutuskäik. Avastasime siis ka Mähu otsa, mis on poolsaare teine põhjatipp. Pärispea poolsaarel on säilinud ka osa sõjaväelinnakust, mida oli põnev ettevaatlikult avastada. Purekari Neemel on RMK telkimisala, seal on lõkkaplatsid, varjualused, seal on kuiv käimla ja selline suur parkla, kuhu mahub päris mitu matkaautot. Kuigi me olekski võinud sinna samasse jääda, sest seal oli tõesti väga mõnus olla, oli ikka mingi selline tunne, et võiks veel ägedaid kohti avastada. Me võtsimegi siis suuna Juminda Neeme suunas. Vahepeatusse tegime veel Hara allveelaevade sadamas. Matkaautoga segeldes on sul ju kogu aeg oma kodu ja köök kaasas, nii et tegime parklas veel kiire lõuna ja siis avastasime, et tegelikult on seal Hara sadamas avatud väga äge pitsakoht, mida soovitame külastada. Juminda poole liikudes peab natuke kannatust varuma, sest teed on seal kitsad ja väga kurvilised. Aga matkaautoga sõidadki ju niikuinii väga rahulikult ja naudid seda aeglast tempot, sest mitte kuskile pole kiiret. Väike vahekommentaar siia, et need tuule balansseerimiskiilud, mida me praegu siin oma ratastella paigaldame, on matkaautos tõesti täiesti kohustuslik varustus. Kuna sageli on maapind väga ebatasane, nagu siin parklas oli, siis elamise saab ilusti sirgeks, kui need siis alla panna. Väga lihtne kasutada, võtavad väga vähe ruumi, on kerged ja vastupidavad. Neemel on samuti ajaloohuvilisele palju avastamist, seal on mälestusmärk Juminda laevalahingus hukkunutele, seal on olnud kunagi PET-rakettide baas, mõned raketid on seal siiamaani, parklas leiad ka kivikalme ja RMK matkarada viib Juminda tuuletornini. Vaatad seda videot. Ma loodan, et sa said siit natuke inspiratsiooni, kuhu oma matkasuvilaga minna. Anna meile kommentaarides julgelt märku, mida sa sellest videost arvasid ja milliseid videosid sa üldse siit kanalilt leida loodad. Meie soov on teieni tuua nipid ja soovitused, kuhu minna, mida teha, võib-olla mis tooted matkasuvilas meie jaoks elu lihtsamaks teevad. Kindlasti võtame me sind suve jooksul kaasa erinevatele üritustele ja teeme muud panevad, sest matkasuvilate elustiil on lihtsalt maailma parim ja seda vabadust, mis matkasuvilaga reisimine annab, ei ületa mitte miski. Nii et näeme juba järgmises videos. Tšau!